Nii, suur aitäh tulemast ja tere tulemast siis Eesti Arvutispordiliidu kõige esimesele pressikonverentsile. Mina olen Vladislav Virtanen ja mul on tohutult suur rõõm nüüd selle tunni jooksul tutvustada teile neid suurepäraseid inimesi, kes asutasid Eesti Arvutispordiliidu ja räägime sellest siis, kuidas see Arvutispordiliit alguse sai, mis see on, mida nad on juba saavutanud ja mis saab sellest Arvutispordiliidust edasi. Ja mul on väga hea meel tutvustada teile siis kõigepealt Ivan Dmitrijevi, kes on Arvutispordiliidu president. Just tema on korraldanud kõige esimesed turniirid, arvutisporditurniirid, mis toimusid Narvas. Ja ta on siis Baltic eSport esimene kaasasutaja. Aleksei Garanin, kes on Arvutispordiliidu IT-juht ja Baltic eSport teine kaasasutaja. Ja meiega on Ignat Bobrovitš, kes on Eesti Arvutispordiliidu peasekretär. Ta on tohutult kogenud e-sportlane ja ta on tegelenud arvutispordi ärivaldkonnas juba mitu aastat. Ja kui me hakkame rääkima siis arvutispordis üldse, siis kohe tekib küsimus, et kuidas sellest rääkida õigesti. Et on olemas päris mitu terminit, on olemas selline termin nagu arvutisport, digisport, e-sport ja nii edasi. Ja see mõiste üldse tuleneb siis inglise keelest ja selle pressikonverentsi jooksul ja Arvutispordiliidu tegevuse raames kasutame siis 3 mõistet. Arvutisport, e-sport ja e-sports. Just nii. Ja nüüd läheme siis teie tegevuse olulisuse juurde, et miks on see oluline, miks see toimub praegu just Eestis? Nii, suurt tänu sulle, Vladislav. Tere tulemast kõiki vaatajad meie otseülekanne peale ning hea meelega me hakkame teile rääkima meie Arvutispordiliidust ning ma tahan vastada Vladislav su küsimuse peale, et vaatamata sellele, et arvutisport on olemas juba mingi aeg, praeguseni sellest räägitakse meie ühiskonnas mitte hele värvidega sellest. Arvutispordis kõik mängijad mõtteliselt teevad palju rehkendusi. Nad on nagu mängu peategelased, võivad ennestuda igasugused asjad ning kasutada seda kombinatsiooni teha järgmist käiku. Just nagu tavalises spordis on tiimi koostöö. Okei, aga just arvutispordi puhul, kas mul on õigus, et seda mängitakse just nagu enamasti noorte inimeste seas? Jah, väga hea küsimus, kuid aga ei ole nii, et Eesti statistika järgi elab Eestis umbes 300 000 noort, kuid aga mängijaid sellest hulkast on veel rohkem, 400 000. Tähendab, et mitte kõik Eesti elanikud noored mängivad arvutimänge. Okei, see on hästi selline suur, selline lai rühm. Ja kui suureks saab alguses teie sihtrühm? Meie plaani järgi peame meie Arvutispordiliit tooma rohkem kui 20 000 inimest. See on meie peaeesmärk. See on tohutult palju, ma pean ütlema. Ja nii, et tuli see päev, 22. detsember 2020. Kui palju enne seda päeva, et nagu ma olen täiesti kindel, et tohutult palju on jäänud tagaplaani ja mida võib-olla on olnud näha või hoopis ei ole. Nii et mida te olete juba siiamaani teinud? Selles me mainime hiljem, kuid aga ma pakun teile videot vaadata ühest meie üritusest. Cross
Okei. Nüüd te teate, milline umbes see välja näeb ja me oleme rääkinud sellest, kui palju mängijaid siis Eestis umbes on, et see number on umbes 400 000 inimest Eesti raames. Aga nagu ma saan aru, et juba praegu te olete suhteliselt rahvusvahelised ja teie plaanides on ju laieneda isegi kaugemale. Nii et küsimus nüüd jälle teie sihtrühma kohta, aga üldse maailmas, kui palju mängijaid praegu maailmas on? Ja, see on väga huvitav. Kas teadsite, et 3 miljardit inimest maailmas peetakse mängijateks? See on Microsofti sõnul, mis on hiljuti omandud $7,5 miljardi ressursse mängukirjastuse. Samuti on populaarsest mängude Fortnite ja Pokemon Go investori Axiomaticus sõnul rohkem kui 40% noortest leiavad sõpru mängides ja 50% noortest suhtlevad teineteisega mängude kaudu. Ja praegu mängutööstus on suurem kui kino ja muusika kokku. Ja COVID-i aegadel on tööstus näidanud uskumatu kasvu. Ja just nagu sina just ütlesid, just nagu praegu Ignat ütles, et umbes pool mängivatest inimestest loovad sõprusuhteid veebis. Ja just sellest ma arvan, et tekib selline hästi levinud stereotüüp, et nagu kui me mõtleme sellisele tüüpilisele mängijale, siis milline ta on? Ta on selline sõrtlane, kes nagu tõesti pidevalt mängib ja ei pööra nagu paljudele teistele asjadele üldse elus tähelepanu. Kas see on nii? Hea küsimus, väga aktuaalne tänapäeval. Ma tahan oma poolt öelda seda, et veel 15 aastat tagasi e-spordi veel ametlikult ei olnud. Kõik mängisid oma sõprade vastu lihtsalt huvi peale või keegi isegi mängis kohvi peale või midagi muud. Isiklikult mina, kui olin mängija, mängisin vastu oma sõpru ning meie panus oli 24 limpapudeleid. Aga hiljem, kui tuli internet, meie mängijad, mitte meie, maailma mängijad püüdsid saama mitte kõige parimaks oma linnas, vaid nad soovisid saama parimaks terves maailmas. Nii võistlusarvutimängud jõudsid uuele tasemele. Seda, kui me räägime just stereotüüpidest. Tänapäeval, kui hakkasid toimuma esimesed auhinnafondid, paljud mängijad hakkasid mõtlema arvutimängudes natukene teistpidi. Hea näide, meie Eesti pro-mängijad, keda me mainime hiljem. Kõik on nagu tavalises spordis. Fanbaas, igal inimesel oma lemmiksportlane, igal sportlastel on oma fanbaas. On olemas turniirid, on olemas sponsorid ja muu. Kõik on nagu tavalises spordis, kuid aga veebis. Ja tõesti on nii, et põhimõtteliselt nagu tavaline sport, aga kui me vaatame nendele piltide peale, mis praegu ekraanil on, et on näha, nagu me mainisime alguses, et enamik mängijaid inimesi on ju noored. Ja mitte ainult need mängijad on noored, vaid nii fännid ehk inimesed, kes seda jälgivad, on samuti noored. Ja, see on väga huvitav, et e-sport praegu on nooremate põlvkondade sport. E-sporti mängib milleniaalide ja Z-generatsiooni jaoks olulist rolli. Need põlvkonnad muutuvad maailmajanduse jaoks üha olulisemaks. Nad on aktiivsed ja avatud uuendustele, nad mängivad mänge ja ei vaata televiisorid ja jälgivad vähem traditsionaalsi spordialasid ja elavad globaalseks kogukonnas. Kui ma mõtlen siis sellele põlvkonnale, ja kes elab sellel ajastul, kui kõik tõesti muutub nagu tohutult kiiresti, siis mul tuleb peale selline seos just iduettevõtluse maailmaga, kuna seal nagu kõik need muutused toimuvad nagu samamoodi kiiresti. Et kas on mingi seos siis iduettevõtlusega? Ja muidugi seos on olemas ja praegu pöördume oma tähelepanu igava statistika poole.
Eesti on Euroopa riikides üks kõige innovatiivsematest ja Euroopa innovatsioonitaseme võrdlusandmed näitavad, et Eesti kuulub kõige kiiremini innovatsiooni arendatud riiki hulka. Näiteks eelmisel aastal meie riik oli Euroopa riikide üldarvestus 15. kohal ja maailmas 24. positsioonil. See selgus globaalse innovatsiooni indeksi tänavustest edetabelist. Samuti tahaksin vaid lisada, et välismaal Eesti on tundnud nagu üks arvukate maa, kus alustasid oma tegevust palju idufirmasid, näiteks Bolt Technology, TransferWise, Skype, Pipedrive, Verive, Playtech ja nii edasi. Aga mis on kõige tähtsam, Eesti on evalütsuse lahenduste ja küberturvalisuse loomisel ja juurutamisel üks juhtivaid riike maailmas. Rohkem kui 99% inimestest kasutab interneti pangateenuseid ja üle 95% täidab tuludeklaratsiooni interneti kaudu. Eesti võrustab nii NATO küberturvalisuse keskust kui ka Euroopa Liidu IT-agentuuri. Et tõesti kindlasti palju õnne nüüd Eestile, et sai oma 5. ükssarviku hiljuti, Playtech, mis minu meelest tegeleb siis kasinode siis tarkvaraga, mis on nagu hästi lähedal arvutimaailmale. Aga vist nende ükssarvikute seast ja kõige populaarsemate meie Eesti firmade seast ei ole kedagi, kes praegu tegeleb arvutisportiga. Kahjuks ei ole, e-sports pole Eestis välja arendatud. Pole tippmeeskondi ja pole globaalseid projekte. Ja nüüd, kas ma saan õigesti aru, et see nüüd tähendab, et arvutispordil just Eestis on hästi palju arenguruumi? Ja muidugi, Eesti kübersport võib saada kõige arendatud maailmas juba lähimas tulevikus. Sellele on palju põhjuseid. Top e-sportlane Eestist. Eestis on suur kogemus innovatsiooni valdkonnas. Kolmas on, me oleme üks kõige digitaliseeritud riiki maailmas. Ja viimane on, Eestis on juba hästi arendatud infrastruktuur olemas. Ärikeskused, innovatsioonikeskused nagu objekt ja nii edasi. Yeah. Et tõesti meie infrastruktuur ja meie väga eriline ajalugu, nad küll nagu soodustavad teie tegevuse siis arengud, aga ikkagi on mingisugused takistused ja mis need takistused on? Kahjuks Eestis e-sport ei arene nii, nagu see oleks vaja. Me näeme sellest mitu põhjusi. Esimene nendest on see, et meie Eesti inimesed ei tunnusta kübersporti professionaalasjaks, sest ei näe seda terve pildi. Muidugi ei näe seda, sest meil ei ole ökosüsteemi, mis töötaks. See ongi teine põhjus. Hokimängija ei saa mängida jäähokki, kui ei ole jäähalli, kui ei ole treenerid ning kõige vajalike finantse, et see saaks professionaalseks asjaks. Ei tööta niipidi. Nii et on hästi palju selliseid takistusi, aga te olete ju need juba ületanud. Aga ma eeldan siis, et te ei olnud kõige esimesed, kes need on ületanud. Et äkki teised on juba proovinud midagi asutada. Et kas on nii ja kuidas te eristute siis nendest? Ka väga hea küsimus ja suur tänu sulle küsimuse eest. Kõige parem argument selles oleks see, et vaadake, mida me olime juba teinud selleks, et meie eesmärk saavutada. Võtame veel aega, millal Arvutispordi Liidu meie poolt luua veel ei olnud plaanides isegi. Cybersport event Dota 2 mängu puhul aastal 2019. Arvutispordi näitus Astrikeskused ning showmatch seal. Konverents Kübersport täna Ida-Virumaal, kuhu me kutsusime professionaalmängijaid nagu Siist või Hellraisers CEO Aleksis Labuhin või meie oma meest Vladimir Funtikov, kes on üks parimatest Eesti mängu, kuidas seda öelda, mängu areas, kes saab seal aru ning kes teeb mänge, see on meie Eesti inimene. Et Baltic e-sport event, mis oli veebruari, minu meelest. Mitu online-turniiri, mida me olime läbi viinud. Selle suviturniir ning veel palju. Küsimus teistele. Kas keegi varem tegi nii palju Eesti e-spordi jaoks? Arvan, et ei. Ja mina ka küll arvan, et pigem mitte. Et just tänu kõigile nendele suurepärastele tegevustele, mis on juba siis minevikus,
et teil on juba hästi suur kogemus ja on juba näha vähemalt Narva ja Ida-Virumaa tasemel, et seda juba tunnustatakse kohalikul tasemel. Just nii. Ka ma tahan lisada, et me saime ametlikuks liikmeteks sellisel organisatsioonidel nagu International eSport Federation ja World eSports Consortium. Tähendab, et me oleme ainukesed organisatsioonid, kes saab Eestit esindama espordi rahvusvahelisel areenil. Arvan, see on suurepärane võimalus iga Eesti mängija jaoks. Palju õnne, On ju? et tõesti palju õnne. Ja nüüd on teil juba see rahvusvaheline tunnustus käes. Ja mida täpsemalt siis see tähendab Eesti inimeste jaoks? Ja, meist on saanud suurte rahvusvahelistesse ükste ametlikud liikmed, siis oleme ainus ametlik struktuur, mis vastutab Eesti mängijate ja ettevõtete huvide esindamise eest rahvusvahelisel areenil. See on väga huvitav, et me oleme esimene, aga jah, esimene. Et see on tõesti tore ja kui mina nagu tavalise kohaliku elanikuna kuulan siis sellisest nagu hästi suurest ettevõtmisest, siis mul kohe tekib küsimus, et kuidas teie tiim tagab seda, et teie tegevus ei jää selliseks nagu pealinna keskseks, nagu kõik suured ettevõtmised enamasti on? Ka väga hea ja väga loogiline küsimus, suur tänu sulle. Tahan rääkida sellest, et mida me teeme selleks, et igal inimesel oleks võimalus proovida enda sellest erialas ning isegi saama rohkem kui tava ajaveetja arvutimängudes. Meil on valmis suurepärane arenemisplaan, mida me omavahel nimetame Big Plaaniks. Nii-öelda meil on tööriistade kohver, kus on kõik vajalik, et iga linn, vald, küla ja teised võiksid luua oma e-spordikeskus, kus seal elav inimene võiks saama professionaalseks tasemeks saama. Eesti Arvutispordiliidul ei ole piire, me töötame Narvast Kuressaareni ning Tallinnast Valgani. Ja kuidas siis see nagu tehnilisest poolest võimalik on? Kuidas seda võimalab teie tehniline pool? Ka väga loogiline küsimus, et kahjulik, et Eestis e-sport ei arene nii, nagu see oleks vaja. Et mida siis öelda veel? Ja, tehnoloogiks see on väga huvitav, et me oleme esimene liit maailmas, et on undused, et iga mängija saab ainulaadse mängija ID koos Passport GG projektiga. Siis Passport GG lubab tunnustada, et linna, maakonda, ülikooli asukohapilane paremus järjestustus ja mängida ID koos väliku taibega. Ja ka see on võimalik sotsialiseerida, näiteks mõttekaaslaste leidmine ja nendega ühenduse loomine. Ja see on lubab ka võistelda ja ennast arendada. Et nagu mina sain praegu aru, et Passport GG siis võimaldab tunnustada parimaid. Ja kuidas neid parimaid siis valitakse? Et milles protsessis? Kuidas see käib? Vastan selle huvitavale küsimusele. Nagu olen varem mainitud sellest asjast, et meil on pikk plaanid ja meie kavas on 2021. aastaks korraldada pidevalt turniiride sarjaid just Eestis erinevatest spordidistsipliinides alates FIFA 21 ja lõppedes Dota 2. Need turniirid hakkavad toimuma Eesti meistrivõistluste süsteemi järgi. Teiste sinadega on kvalifikatsiooniturniirid, finaalid, igas distsipliinis nagu teistes spordivaldkondades. Samuti järgmisel aastal toimuvad palju kübersporditegevusi meie partneritega, sealhulgas rahvusvaheliste e-spordiorganisatsioonidega, mis olid mainitud varem, Vesco ja ESF-iga.
Samuti, et selleks, et korraldada nii palju turniire ja teostada Eesti mängijate reitingu arvutamist, meil on valmis infosüsteem passport.gg, millest on juba rääkis Ignat. See süsteem kogub süsteemisse kantud mängijate andmeid ja nende tulemuste alusel arvatud reitingud. Samuti süsteem võimaldab korraldada online e-sporditurniirid efektiivsemalt kui varem oli. See süsteem võivad kasutada kõik Eesti Arvutispordiliidu partnerid, kes korraldavad turniiri ja üritusi. Mis puutub sportlastesse, nendel on võimalus ja motivatsioon liikuda edasi, saavutada uusi tulemusi ning veelgi aktiivsemalt osaleda Eesti küberspordielus. Väga hea. Aga siis peale võistlemist, kas selles teie suures arvutimängude maailmas, kas peale võistlemist toimub ka mingisugune lõimumine? No muidugi toimub, kuidas me saame ilma selleta tegeleda. Üks meie projekti eesmärkides on luua tugev side inimeste vahel. Mängud ja meie süsteem võimaldavad inimesi osaleda aktiivselt riigi sotsiaalelus, isegi vaatamata mingi keeleoskuse puudumisele või piirangutele. Nendel on võimalus suhelda mängida koos, vähendada stressi ja tunda enda kaitstud ning mingisse tegevuse kaasatud. Ja minu kogemus näitab, et kui noortel on selline turvaline keskkond, kus nende vahel on tekkinud mingisugune koostöö, mis areneb, et see võimaldab ju neil ka õppekogemusi saada, mis nagu on kõige olulisem nende mängijate arendamise protsessi osa. Et kas on nii? Jah, see on nii. Meil on juba suur kogemus haridusürituste korraldamises ja me aru saame, et ilma hea baasita ei ole võimalik ehitada hea ökosüsteemi. Ja sellepärast me järgmisel aastal korraldame palju küberkaitsele põhjendatud üritusi. Näiteks juba meie lähim üritus on juba pühendatud sellele valdkonnale. Näiteks seal on mentorid küberturvalise teemadel Inglismaalt, Saksamaalt, Eestis muidugi ja isegi Venemaalt. Okei, nüüd kui me hakkasime rääkima siis teie lähematest plaanidest, siis nüüd me oleme rääkinud sellest, mida saavad mängijad. Et nad saavad õppekogemuse, nad saavad ennast arendada. Nüüd, mida nüüd saavad teie partnerid? Me saame aru, et ilma aluseta ei ole võimalik ehitada tugevat ökosüsteemi. 1. jaanuaris hakkab töötama esimene küberspordiakadeemia Eestis, mille eesmärk on aidata huvitatud inimesi arendada e-spordi. Selles on ka huvitatud meie partnerid. Kõik projektid, kõik mida me teeme koostöös oma partneritega ja me oleme avatud pakkumistele. Ka lisaks sellele, mis ütles Aleksei, et me arendame küberturvalisust, nagu ta mainis varem, ja programmeeringuse suundi. Nagu juba oli mainitud, meie plaanides on korraldada rahvusvahelisi seminare, mis on pühendatud küberturvalisuse teemadele. Ka on väga tähtis on see, et nagu mina isiklikult mainisin varem, meil on pikk plaan ning meil on lühiajalised plaanid. Et PUBG turniir tuleb väga juba mitte nii palju aega jäänud selleks. On jäänud mingid päevad selleni, pärast meil tuleb jaanuar, seal meil on, mis seal meil on, ma ei näe. Jah, et ja detsembris praegu on PUBG turniir ja PUBG ja pärast on Balti e-sport seeria ja showmatchid ka me tahame ja veebruar me hakkame akadeemiaga. Just nii.
Akadeemia ka meil tuleb rahvusvaheline, et juba on inimesi, kes on huvitatud selles ja suur tänu, et aitasid mind. Ning rohkem informatsiooni te võite leida meie veebi peal esports.ee. Seal, kus on meil plaanid. Seal on suurepärane plaan, kus on kirjas kõik meie sponsorid, seal, kus on kirjas kõik meie partnerid ning isegi daatumid on pannud vaatamata praeguse eriolukorra peale, mis toimub olukorrale, mis toimub riigis. Ma seda tunnustan nagu eriolukord, aga see on minu isiklik asi. Okei. Kas ma vastasin su küsimuse peale? Absoluutselt, jah. Ja nüüd, meil on mingisugune ettekujutus sellest, et mis edasi toimub selle aasta raames. Ja kõlas mingisugune akadeemia. Aga nüüd, rääkides nüüd teie pikaajalistest plaanidest, et mis need on ja mis nende mõju, nagu laiem selline pikaajaline mõju on? Ja, aitäh. Siis lisaks lühiajalisele plaanidele oleme välja töötanud ka Eesti ökosüsteemi arendamise pikaajalise strateegia, mis sisaldab uuendused ja karjääri võimalused ja tulemiskus ja riigi turunduse stimuleerimine ja ka sotsiaalne mõju. Allpool tutvustame teie meie pikaajalise strateegia sundi. Et ma eeldan, et kõigepealt selleks, et teie pikaajaline strateegia üldse täituks, teil kõigepealt oleks vaja siis rahalist ressurssi. Ja igale tegevusele on vaja mingid ressursid. Meie juhul see on inimese ja raharessursid muidugi. Et luua Eesti stabiilsete spordiökosüsteemi koos Eesti olevate võimalustega ja tänu sellele me võime kaasata Eestisse uusi investeeringuid. Sellel on mitu näidet teistes riikides, mis tegelesid selle spordivaldkonnaga nagu USA-s, Inglismaal ja Rootsis. Me loome platvormi, mis toetab projektide, meeskondade, idufirmade riikliku ökosüsteemi arengu ja kasvu ja pärast seda eksporteerime seda teiste riikide jaoks, et nad saaksid teha samamoodi, nagu meie tegime praegu. Väga hea. Ja nüüd, kui see platvorm on loodud, kui see platvorm on paigal, kui te saate juba oma esimesed finantseeringud, kui te saate oma esimese rahastuse, siis teie esimesed tiimid, siis ma eeldan, et kui nad võistlevad rahvusvahelisel areenil ja saavutavad midagi, mida see nüüd tähendab Eesti jaoks? Et kas see tõmbab nüüd maailma meedia tähelepanu Eestile isegi rohkem kui praegu? Jah, kuna meil liit on juba saanud mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks nagu Vesco ja teised organisatsioonid, mis olid mainitud varem, siis meie mängijatel sai võimaluse, et nad saaksid osaleda rahvusvahelistel areenil võistlustel, et olla oma riigi esindajana, sest praegu Eestis seda pole, kuna ökosüsteemi ei ole. Sellepärast me tahaksime edasi liikuda meie riiki läbi spordi ja teenida niimoodi tunnustust selle riigi meie riigi jaoks muidugi. Okei. Ja kui see infrastruktuur nüüd sünnib teie algatusel, kui esimesed professionaalid kas siis sündivad Eestis või tulevad Eestisse väljaspoolt, kas nüüd see tähendab, et meie tööturul sünnib hoopis uus nagu osa või kuidas see siis mõjutab meie tööturgu? Ka väga vajalik küsimus, Vladislav. Suur tänu sulle. Kübersport on väga lai eriala. Tavaliselt arvatakse, et see pilt on, kus noormees istub ning mängib sõjamänge. Me ütleme, et ei. Graafikudisain, marketing, statistikaspetsialist, IT-spetsialist, tehnikameister ja palju muu. Igast valdkonnas on väga palju tööjõudu ning häid spetsialisti meile on vaja. Vaatame statistikat Eesti IT-tööturul, kes meil töötavad. Ukrainlased, valgevenelased ja teised. Suurepärased inimesed. Ma töötan koos nendega. Miks me ei saa Eesti spetsialiste siia jääda? Et
miks Eesti spetsialistid ei saa teha tööd selles valdkonnas kodumaal? Vastus on väga lihtne. Ei ole tööd, sest Eestis ei ole kübersporti. Vabandust, ei olnud. Siiamaani. Ei olnud. Ei olnud, just nii. Mina olen Eesti Maaülikooli õpilane, Aleksei on TalTechi õpilane. Inimesed, kes teevad tööd meie organisatsioonis, on ka Eesti ülikoolide õpilased ning me teame, kus hakkame töötama pärast, kui lõpetame meie ülikoole. Seega oli meie siht töö noorte spetsialistidele. Me tahame seda andma, me anname seda ning me pakume neile. Ei ole ainult see eriala nendele, kes teeb tööd ainult IT-ga. Ei, see on väga lai valdkond. Ja kuna see on tõesti nii lai valdkonnad, nagu sina ütlesid, et nüüd me oleme rääkinud selle igasugustest tagajärgedest, aga tulles tagasi siis stereotüüpidele, nagu me rääkisime alguses, kuidas siis nagu see pikaajaline sotsiaalne mõju arvutimängudel on? Ütlen kohe nii, et mina tegelen spordiga kogu oma elu. Ma olen Reinar Halliku korvpalli koolis õppinud ning võin uhkusega öelda, et kõik see on väga sarnane teisi spordiga. Sama mäng 5 vastu 5, millest tuleb tööd teha meeskonnas ning kasutada omavahel üksteise parimad küljed. Loogiline. Meeskonnatöö, usaldus üksteisele, ohvrimeelsus, mida veel. Need asjad on igas meeskonna spordialas. Arvutimängudel on unikaalne võimalus ühendada inimesi. Ükskõik, mis riigis sa oled või mis rahvuslikult kultuuris sa elad. Mängijate vahel on mingi side ning kui sa saad seda tihedalt seotud inimestega rühma ning need inimesed saavad sulle teiseks pereks, ma võin nii öelda. Sellest ei saa loobuda kuidagi. See mõte räägib selles, et arvutimängudel ei ole piire. Noortel tuleb võimalus keelt õppimiseks, reisimiseks, kultuuriline haridus ka, see on väga oluline. Ja e-sport, arvutisport, kübersport, nimetage nagu tahate, kaasneb sellele. Väga hea. Ja tõesti, kui ma mõtlen nagu iseenda lapsepõlve peale, siis nagu kui ma mõtlen sellele, et kust algusest tuli see kõige esimene organisatsiooniline selline kogemus, et tegelikult see tuli just mängidest. Et on tõesti huvitav. Ja, kõik keeled, kõik noored, ütleme ei, et mitte kõik, vaid enamik noortest õpivad keele internetis. Netflix, mis keeles me vaatame? Inglise keeles. Subtiitrid on eesti keeles. Kuidas me õpime inglise keelt? No jah, et eriti sellise väikese riigi puhul, just et nii. Eesti puhul. Rahvusvahelised projektid. Kuidas me seal keelt õpime? Just või praktika. Aga väga hea. Nüüd, kuna teie ütlesite, et arvutispordi liidu tegevus saab tohutult rahvusvaheliseks. Ja kas see nüüd tähendab, et inimesed, et kõik mängijad istuvad siis eraldi kodudes, kas nad siis mängivad täiesti eraldi ja mingisugust nagu füüsilist ehitist teil ei tule või teil on plaanis ka midagi ehitada? Küll on plaanis, küll on plaanis ehitada. Praegu teile seletan minu lemmikosa. Meie pikaajalistes plaanides on asutada Eesti küberspordikeskust, kust inimesed saaksid vabalt arendada oma oskused kübervaldkonnast, eriti küberspordis. Seal toimuvad e-spordi akadeemia tundid, rahvusvahelised küberspordiseminarid ja töötoad. See keskus näitab seda, et meie riik on valmis ja on üks parimatest e-spordi valdkonnas. See e-spordikeskus näitab, et Eesti on tõesti e-riik. On küll e-riik. Ja siis enne, kui me läheme siis meie osalejate, meie vaatajate küsimuste juurde, ma küsin siis, kas on mingisugused lõpusõnad, midagi, mida te tahate siin lõpus mainida? Jah, mul on mida öelda.
lugupeetud vaatajad. Mina mängisin arvutimänge väga palju. Mul Steamis on rohkem kui 8000 tundi on mängitud. Ignat on professionaalne mängija. Aleksei mängis peaaegu terve oma elu. Aga see ei tähenda, et me oleme sõltunud inimesed arvutimängudest. Ei, me praegu istume siin ning me aitame teisi inimesi. Me soovime, et see oleks normaalseks Eestis. Me väga tahame, et arvutimängud, see ei olnud vanemate mingi halb und. Arvutimängud, see on võimalus. Arvutimängud, see on elu. Nii, suur aitäh siis selle osa eest ja kohe läheme meie registreeritud inimeste küsimuste juurde ja meie kõige esimesed registreeritud osalejad on küsinud näiteks seda, et kas te juba teete nagu kui aktiivne teie koostöö on teie suurte partneritega nagu NATO ja Red Bull, et küsimus on selles, et kas teil on juba nagu hästi toimiv koostöö või on plaanis teha nendega midagi suuremat? Väga hea küsimus, kas teeme me koostööd ning kas on meil mingid partnerid? Jah, küll on. Red Bull, suurepärane organisatsioon, aitab väga palju meile ja mina olen väga tänulik sellele organisatsioonile, sest ta toetab ka aktiivseid inimesi meie elus, meie riigis just. Ka NATO, kui see otse ülekanne algas, 5 minuti enne mulle helistas meie partner NATO-s ning soovitas meile edu. Tähendab, jah, meil on partnerid, kellega me teeme tööd, kellega me hakkame tegema tööd. Ning ma usun, et meie koostöö homme ei lõppe. Väga hea. Siis kohe on teine küsimus, mis on seotud mängijatega. Ja küsimus on selline, et kui te hakkate nüüd arendama oma tiime, oma esimese meeskondi, et kas te keskendute pigem ühe meeskonna arendamisele või teie plaan on arendada siis mitmed meeskonda? No üldiselt ütlen niimoodi, et meie peaeesmärk on teha kübersport kättesaadavaks kõigile inimestele, kõikidele inimestele, et me ei keskendu ainult ühele meeskonnale, me keskendume kõigile meeskonnale ja see on nii nimetatud võrdsus, et me tahaksime seda tagastada meie ökosüsteemis. Väga hea. Ja küsimus, mis nagu sai juba osaliselt kaetud, et millised mänguvad kuuluvad teie organisatsiooni täpsemalt. Et sa ütlesid, et nüüd alustades ühest ja lõppedes siis teisega, aga mis siis vahepeal on? Mis kõik need mängud on? Meil on need distsipliinid nagu, ütlen täpsemalt juba. Meil on FIFA 2021 distsipliin, NBA 2K muidugi, CSGO Global Offensive, üks kõige populaarsematest meie distsipliinidest, Dota 2 ja PUBG Mobile, mis toimub juba varsti. Ka ma tahan täiendada seda, et inimestele, kes ei saanud hakkama selle siduga NBA, korvpall, NHL ja hoki, FIFA, jalgpall, e-sport, traditsiooniline sport. Ja rallika ja on... Just nii, versi ja rallika. Väga hea. Ja järgmine küsimus on selline, mis ei nõua täpset vastust, vaid pigem on selline, see kõlab nii, et kas Eesti CSGO e-sportil on võimalus jõuda kunagi ka majoritele? Kas on selline võimalus? Kas te usute, et on võimalus? Usun, et jah, küll saab. Et las need inimesed kirjutavad meie ametlikele e-posti veebile, meie veebile võite seda leida ning me teile vastame ning ma usun, et me saame hakkama teiega just. Väga hea. Järgmine küsimus on siis selline,
et mis on e-spordi akadeemia esialgne prognoos, et millal täpsemalt see võiks toimima hakata ja kas oleks võimalik ka kõrvalistel isikutel aidata? Vastan sellele küsimusele. Meil on juba alustanud kõik koostööd koos Control Play Akadeemia. See on meie hea partner. Nad baseeruvad Venemaal ja teistes Euroopa riikides. Me teeme nendega koos tööd, et korraldada just Eestis esimest akadeemiat, küberspordiakadeemiat. Meil oli juba 5 grupid, igas grupis oli 5 inimest. Palju inimesi oli huvitatud selles tegevuses, kuid selle eriolukorra tõttu olid mingid finantsprobleemid ja praegu me tahaksime neid kuidagi lahendada, et kõik saaksid selles aktiivsuses osaleda. Et jälle võrdsus. Yeah. Tähendan ka, et kübersport on iga inimese jaoks ja me eriti ei taha, et rahaline küsimus seisaks esimesel kohal. Et praegu me püüame teha nii, et iga üks inimene võiks teha oma lemmikasja. Ja isegi väga hea näide praegu Narva JSU-s me teeme koostööd Eesti Arvutispordi Liit ja Narva JSU linn. Nagu praegu see on Vaivaravalt, aga see on teine lugu. Et seal praegu ehitatakse ning valmistatakse esimene Eestis meie kontsepti jaoks, meie kontsepti järgi, meie plaanide järgi arvutispordi ring, kuidas seda öelda, et kus lapsed, noored või inimesed võivad tulla ning proovida ennast teha professionaalsed mängijad. Väga hea näide teile. Ja teistele küsimus ka vastates, et kas me oleme avatud uutele koostööle, siis muidugi oleme ja kui teil tekib mingid küsimused või pakkumised meie juurde, siis nagu oleme juba mainitud oma kontaktidest, sest meil on juba veebileht esport.ee ja Facebookis, Instagramis ja kõikides sotsiaalmeedias me ka oleme, seal on Baltic Sport või Eesti Arvuti Spordiliit. Te saaksite meile kirjutada ja meiega ühendust võtta. E-spordil ei ole piiri. Väga hea. Ja okei, siis läheme järgmise küsimuse juurde. Selleks on, et teil on juba selline väga hea kohalik ettevõtmine Narva Jõesuus, aga mõelda siis tuleviku peale. Milliseid võimalusi loodete pakkuda mängijatele enda tõestamiseks välismaa maastikule? Ka väga hea ja loogiline küsimus. Vabandust, ma olen väga uhke selle eest, mida me olime juba teinud. See event, mis oli juulikuus, väga raske aeg, ei ole ainult meie riigi jaoks, kuid aga terve maailma jaoks, kuid aga me olime teinud kõige suuremad Eestis kübersportliku turniiri, kus olid tiimid nii Eestist kui ka Lätist, Soomest ja isegi olid mängijad Venemaast. Aga see on teine lugu. Praegu meil on valmis Baltic Esport Series, mis puudutab Eestit, Läti, Leedut. Ka meil on partnerid Soomes, ENS, kas on tuttav tiim keelelegile. Meil on läbirääkimised nendega, et teha koostööd. Jah, ma vastan konkreetselt praegu siis selle küsimuse peale. Meil on plaanides, kuidas ja mida teha välismaal ja kuidas rääkida Eestist välismaal ja kuidas Eestist rääkida terves maailmas. Väga hea, et kohalikud inimesed küll saavad teie toetust. Ja tahaksin veel Ivani vastuse natuke täiendada. Meil on ka plaanid ja mingid läbirääkimised nende fondiga, mis toetavad Euroopa ja maailma meistrivõistlused, et pärast ökosüsteemi kujundamist 1 või 2 aasta pärast, kui kaua see oleks, siis me teeme Eestis muidugi mingi rahvusvahelist turniiri selles mastaabis nagu Euroopa või maailma meistrivõistlused toimuvad praegu Hinnas või teistes riikides nagu USA-s, Poolas või teistes. Nagu hiljuti toimus Rally Estonia näiteks. Just nii. Okay. Väga hea näide, et meie siht on Eestimaa, Eesti linnad, külad ja saared, ütleme nii.
Eesti on meie sihtmärk. Suurepärane. Nüüd me oleme maininud, teie olete maininud, mis mängudele te keskendute ja küsimus on, kas mingi neist mängudest saab teie prioriteediks? Et kas teil on nende seas mingisugune prioriteet või nagu kõik on võrdsed? No see on väga lihtne küsimus ja lihtsale küsimusele tuleb lihtsalt lihtne vastus. Kui inimesed tahavad, et oleks Counter-Strike, me ei hakka teha turniire, kus peame Clash Royale'i mängima, saad aru? Jah, et siis tegutsete vastavalt nõudlusele. Just nii. Väga hea. Aga vabandust, kui homme me saame e-mailid, et ei, kuulge, me tahame Clash Royale'i või midagi veel seal, ma ei tea, Zuma teha turniiri. Küll me teeme Zuma turniiri, kui inimesed soovivad. Just Dance. Just Dance ja muu sellest. Ära maleta malest muidugi. Nii, järgmine küsimus on, kuidas, et küsimus on täpselt selline, et kuidas te näete siis oma meeskondade tulevikku? Selline üldine, et teil on meeskonnad, te juurde tulevad meeskonnad ja siis tulevikus, mis nende meeskonnade tulevik on? Meie eesmärk on teha nendest professionaalsed meeskonnad ja panna neid mängima rahvusvahelistel turniiridel, näiteks mis on juba toimub või mida me saame organiseerida just Eestis. See on meie eesmärk. Väga hea. Et me tahame aidata meeskonnale mitte jääda lihtsalt tavamängijateks. Me tahame, et see oleks nende eluasi, et nad tegeleksid seda professionaalsel tasemel. Mis on professionaalne tase? Kui sa saad palka, kui sul on partnerid, kui sind tunnestatakse. See on meie eesmärk iga mängija juurde. Suurepärane. Me oleme ka rääkinud sellest, et osa teie plaanitud tegevustes on seotud küberturbega ja järgmine küsimus on just sellest, et kas ja kui, siis millised küberturbe teemadega seotud eesmärke liit omab? Et mis eesmärgid teil on seotud küberturbega? Mis puutub küberturbasse, siis meil on, nagu juba mainitud paar kordi, meil on suured plaanid, pikaajalised plaanid ja muidugi küberturbe osa seal on ka olemas ja me hakkame seda juba järgmisel aastal arendama ja olen juba paar kordi sellest öelnud, et meil on rahvusvaheline seminar juba varsti olemas ja kutsume kõik neid huvitatud inimesi, kes tahaksid selles seminaris osaleda. See seminar toimub ka webikeskkonnas. Registreering on juba avatud ja meie veebilehel ja sotsiaalmeedias on selles ka kirjutatud. Ka ma arvan, on vaja partnereid mainida, et meil on partnerid, kes on huvitatud selles juba, et küberturve seminarid oleksid. Meil on partnerid, kes tahavad seda teha ning me oleme ise organisatsioon, kes tahab inimesele seda õpetada. Seega meil on spetsialiste ning meil on inimesed, kes tahavad seda. Ma ei näe, kuidas seda öelda, takistusi. On vaja teha lihtsalt. Okei, nüüd ma mainin ka väga kiiresti ka seda, et umbes 10 minuti pärast me kulutame välja meie pubi võistluse võitjaid, et kindlasti need, kes seda ootavad, jääge ootama. Aga meil on järgmine küsimus, on tulnud meie põhimõtteliselt meie naabrilt, et täiesti kohalik küsimus, kuidas siis teie projekt saab olla kasulik Narva noortele? Minu lemmik teema. Ma ise olen Narvast ning ma ei tea, kas on õige nii öelda või mitte, kuid aga kui me hakkame midagi ehitama suurtes linnades, nagu tavaliselt seda tehakse, minu õnnad olid järgmised. Kui me midagi teeme Tallinnas, esialgu me paneme seda Narvast ja proovime siin. Natuke hiljem,
kui see mõte minu oli öeldud, Aleksei ütles teistpidi. Esialgu, kui me teeme rahvusvahelist projekti, esialgu me teeme nii, et iga Eesti noor võiks seda proovida kasutada ja nii edasi. See tähendab, et kui me teeme midagi suurt, esialgu me aitame ja me teeme midagi väikset. Saate aru? Jah. Ma vastasin küsimusele. Jah, ma arvan küll. Ja järgmine küsimus on absoluutselt praktiline, et inimene küsib, et kuidas nüüd saada teie akadeemiasse mänguriks? Lihtsalt kirjutada meie Facebooki, kontakti, Instagrami, sotsiaalmeediasse ja seal me kiiresti vastatame teile. Et võtke ühendust. Ja meil on jäänud siis paar küsimust. Üks neist on, kohe vaatame siis, mida meie jälgid on kirjutanud Twitchis. Ja küsimus on selline, kas see projekt jälle mängudest, kas see projekt keskendub ainult Dotale või CSGO-le või on plaaniks laiendada muudele põldudele, näiteks R6 või Valorant? Vot nendest ei ole veel rääkinud. See projekt, mis tähendab projekt? Meie liit, meie organisatsioon tegeleb sellega, et kübersport oleks avalik iga inimesele ning iga inimese huvidele. See tähendab, ei ole ainult Dota ja CSGO, ka Valorant, ka PUBG, ka VSC, Rally ja Ignator lemmikrallid, NBA, NHL, kõik, millega tegeletakse reaalelus, seda me teeme ka veebis. Nagu ma juba mainisin varem, FIFA, jalgpall, NHL ja hoki, NBA, korfpall, Valorant, PUBG, CSGO, Dota, Rainbow Six Siege. Mänge on palju, aega meil on olemas ning soovi ka. Seega kõik tuleb. Ja League of Legends ka. League of Legends ka, jah. Ja siis kõige viimane küsimus, mida ma olen leidnud, on seotud teie keskusega. Et kuhu täpsemalt see keskus tuleb ja teine osa sellest küsimusest on, kes rahastab? Kes seda rahastab? Me ei ole veel koostatud finantsplaani selle hoone ehitamisele. Praegu me mõtleme selle suundi, et mitte ehitada, aga võib-olla pikaajaliselt rentida mingi hooned. See võib olla Narvas, sest Ivan juba ütles seda, et Narva võib olla nagu meie küberspordi pealinn, aga võib-olla see peab olema ka meie Eesti pealinnas Tallinnas, et seal on rohkem inimesi ja Narvastele on ka võib-olla mugav oleks, et sõita Tallinna, osaleda bootcampis, mis me korraldame seal küberturvalisuse seminarides ja nii edasi. Teistsõnaga me hakkame sellega tegelema just 1. jaanuarist, kohe pärast USA-aastat. Kõik istume ja hakkame seda arutlema. Hakkame arutlema just. Väga hea. Ja ma küll arvasin, et see oli viimane küsimus, aga mitte, et on tulnud juba 3 muud küsimust. Esimene neist on, et mu enda jaoks võiks tunduda, et kõik, mis te olete siiamaani rääkinud, et te olete küll ainult rõhutanud oma ajalugu, et küsimus on selline, kas te nüüd kasutate, et hoopis unustate minevikku ja alustate nullist või te kasutate seda, mis on juba toimunud minevikus oma hüvanguks, et nagu selle peal uut ehitada? Kuidas me ilma kogemuseta võime ehitada midagi muud? Kuidagi. Küll me hakkame pilgu viskama selle peale, mis oli, selleks, et ehitada midagi uut. Kas ma vastasin su küsimusele? Ma arvan, et jah. Lugupeetud vaataja, kas ma vastasin su küsimusele? Kirjuta palun, sest meie mainisime ainult oma kogemust, ei ole ainult meie kogemust. Me oleme selles küberspordi ühiskonnas terve oma elu ning me nägime palju ning me proovinud palju e-spordis küll ning me räägime ainult seda, mida me näeme, mida me teame, et me võime saavutada ning seda, mida on vaja teha.
minu poolt see on kõik. Ja vastus on selline, et nüüd kordan veel seda küsimust, et nagu mina seda mõistan, et teie ei ole ju ainukesed, kes on selles maailma osas midagi arvutispordi valdkonnas teinud. On nii? Küll. jah, on ka konkurendid, no me ei saa nimetada neid konkurentideks, aga see on meie potentsiaalsed partnerid, kellega me saaksime koostööd teha ja edasi arendada e-spordi tegevust meie pinnavas riigis. Jah, see on väga õige see Aleksei ütles, ei ole konkurente, on meie potentsiaalsed partnerid, me võime nendega koostööd me oleme avatud pakkumistele. Ja me oleme avatud pakkumisele. Okei. Ja ma arvan, et nüüd me oleme jõudnud väga heale sellisele lõpumomendile, et nüüd tuli aeg meie pressikonverentsi nüüd loogiliselt lõpetada ja nüüd on sõna siis teile ja pärast seda ma kuulutan välja, et kes võitis pubivõistluse. Minu poolt viimased sõnad kõlavad järgmiselt, et väga tuntud raamat Tõde ja õigus ja seal on öeldud, tee tööd ja armastus tuleb. Tahan öelda nii, teeme tööd ja kõik, mida me tahame, tuleb. Minu poolt see on kõik. Ja tahaksin veel lisada Ivani sõnadele, et on vaja tänada meie partnereid, neid inimesi, kes olid praegu meiega ja kes toetavad meid. Ja aitäh teile, et te olete meiega, et aidate meid korraldada niisugust pinnavast aktiivsust ja edasi liikuda meie parima tulevikusse. Suurepärane. Ja siis meil on jäänud 2 minutit ja kasutan neid selleks, et kulutada välja, mis nüüd sai sellest võistlusest, mis algas enne meie pressikonverentsi. Ja suurepärane Daniil siis võtab ühendust 2 inimestega, kes on võitnud sama palju. Mõlemad võitjad on võitnud 500 UC ja need mängijad on Daduti 12 ja Pubi 2347336. Et teiega võtab siis ühendust Daniil. Suur tänu kõikidele, kes oli täna meiega koos, et nägemist. Täna ja nägemist. Jah, head aega kõigile. Aitäh, et vaatasite.